6. päeva algus 3,5 tundi, veidi jutti läinud 3,5 tundi, natuke üle 3 tunni, et see sandlaager kokku panna. Et siin läks ikka, tegin veel lõket ja kuivasin asju, valmistasin asju, et eilsest sellest märjast siin seda hooldust ja remontisin, räästasid ja selle kott natuke, õmblesin selle laka kinni. Start hästi hiline. Aule talu juures käisin ära, seal ei olnud pea seal kivi, keldri, ei olnud seal midagi, vundamendi kohad ja nii et ja siit nüüd siis edasi ma panin paika ka need nimed. Esimene koht, kui ma tulin Arude, järgmine peale seda jõeületust oli Pärsoni, siis see koht, kus hästi palju träni oli, seal Vana sauna ja see vist, kus nüüd on Smardi. Nii et hommikul käisin siis Aule talu ja nüüd lähen siis Räsu peale, nii et praegu ma peaks olema siin selle, kus see Mardi sõna lõpeb, siin Soine koht natuke, siis Siimus kolmandik on käidud. Nii et jah, võib-olla tõesti Mardi, jah, 87 aasta lahkus. See, kus see nüüd siis see klapiks, jah, miks see maja nii alles on võrreldes teistega. Jah. Nii et siit edasi tuleb tõenäoliselt selle otsa seal tõenäoliselt suht ebameeldiv. See Toonoja, ma kujutan ette, see on selline hästi mättaline ja raskesti käidav. Et ma vaatan, kuidas ma selle suhtun, kus kohas ma täpselt lähen. See on siis nüüd Toonoja kõige idapoolsem 6. talu Räsu, nii et midagi siin järgi on, mõned viimased tükid. Ja see on põhimõtteliselt ka kõik elumajast on ainult seal kivihunnik, ahju kivihunnik. No siin Toonoja nüüd ülemjooksul, Toonoja siin kõrval, isegi täitsa üllatavalt kuiv mets on siin, nii et kuiv ja kõrge. See peaks nüüd olema Toonoja algus äkki või hakkame algusesse jõudma. Selle kotiga on see päris raske maastik. Hästi pehme maan ja hästi mättaline ja räätsadega ei saa hästi käia, räätsad takerduvad iga tagasi. Ma üritan nii palju kui võimalik minna ilma. Seal on vist Kuresoo. Teisel pool on natuke kõrgem mets. Mõtlen kuhugi sinna suunda minna. Kuhugi ma hakkan jõudma. Raske, väsitav. Ma leidma mingi kuivema koha, kui ma saan selle koti maha panna ja siis peale räätsad alla ja ma arvan lihtsam räätsadega seda lagedat mööda minna. Äkki see on see triipsid, mis siin kaardi peal on. Äkki.
nii ma eeldan, et ma olen nüüd siin selle Estonia tipus. Ma eeldan, et see kõrm koht on seal üks ots ja seal teine. Ja nüüd siis kusagil sinna suunda. See peaks olema suur grupp laukaid, et vast nendest mööda ei pane, et see otsa siin see paikapanemine on suht ebamäärane, see lõpeb nii ebamäärselt. Sest vast nendest suurtest laukadest mööda ei pane, et ütleb piled. Navitrolla maastik. Midagi veel. Tulin selle suurema laukagrupini nüüd siin ära, läksin sealt juba mööda ära. Nüüd edasi on kuhu suunas siis? Sinna. Sinna. Ja sihin siis, olen praegu siin ja sihin siis selle suurema metsa peale. Hästi pehme on siin. No seal ei kanna üldse räätsed. See on lihtsalt vesi all. Tulin nüüd siia laugusteni välja. Võib-olla ma isegi olen õige siin joone peal. Selle taha jääb mets natuke ja siis kaks sellist järve. Jõudsin see Hüppassaare raja peale välja. Ootamatult tuli rada siin lähemal, mina kaart näitas ainult seda tagumist kaart sealt taga jah, aga seda teeb ringi, nii et seda ma ei oodanud siin, et sai suht ruttuse peale. Pakkisin rätsad ära. Otsustasin ikkagi, et jään Hüppassaarele, kuigi kell oli vähe ja mul jääb nüüd põhimõtteliselt 10 kilomeetrit võlgu järgmise päeva peale. Ma optimistlikult arvasin, et ma suudan 20 kilomeetrit teha sel päeval, aga ma ei arvestanud, et see Kuresooni keeruline. Ma tean, et ma ei osanud arvestada sellega Toonoja selle otsaga, et see nii raske seal on. RMK matkatee kaardi peal ma tahtsin näidata, kus ma täna käisin. Siin on kilomeetri skaala. Toonoja on siin, Hüppassaare on siin. 10, 20, 22 kilomeetrit üle raba kusagil. Tegelikult ma arvan, et see skaala on vale.
või tähendab, ma ei arva, ma tean. Ja keegi ei jätnud täispudeli Le Mondi siin. Isest kõik toimib, jalad on terved, toitu kütust jätkub, vee võtsin, siin laagris vett jalaga võtsin, muuseas jätkub, võtsin lauka vett. Päris korras kõik asjad ei olnud. Samal ajal, kui ma siin rääkisin, oli mul kaamera ühendatud laadijaga, nii et aku laeks veel õhtul. Olin kogemata ühendanud aku valepidi laadija külge, nii et siin hämaras katusaluses. Ja ma ei märganud seda enne, kui ühel hetkel avastasin, et mitte kaamera ei ole juurde laadinud, vaid hoopis on aku tühjaks saanud. Nii et siis oli juba hilja, akulaadi oli maha põlenud. Nii et läksin magama teadmisega, et mul on veel 10 päeva minna ja mul on kaamera aku tühi ja pole mitte millegagi laadida, nii et ainukeseks lootuseks, kergeks lootuseks jäi siis kurg ja äkki ma sealt mingit abi saan kellegi laadija või midagi sellist, aga see oli niisugune minimaalne võimalus. Pool 10 juba, lasti koolisse ja